ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Täna me räägime leinast. Räägime kaotusest, räägime ütlemata sõnadest ja räägime sellest, kuidas leinajat toetada. Täna on mul saatekülaliseks naine, kes 14-aastaselt kaotas oma isa. 33. tema enda sünnipäeval lahkus tema õde. Ja sügisel saab 24 aastat, kui ta kaotas oma poja. Ja kui sa kuulad ja sulle tundub, et me oleme ju kõik kaotanud, inimesi, töökohti, suhted on purunenud, siis alati jääb meile üks küsimus. Kuidas selle valu ja kaotusega hakkama saada? Kas me julgeme abi küsida? Kas me julgeme üldse sellest rääkida? Ja mul on väga hea meel, et tänane saatekülaline Ene Muiste, tere tulemast, tere Merike, on nõus jagama oma kogemusi ja seda, kuidas siis leinajat aidata ja kuidas selles olukorras iseendaga hakkama saada. Ene, sa oled päris palju läbi elanud oma elus ja ma tean, et inimesed ikka kohtuvad kaotustega ja lepivad lahkuminekutega, aga üks on alati see päris lõplik, see on see, kui keegi siit ilmast lahkub ja eriti, kui see on meie väga-väga lähedane inimene. Et sinul on need kogemused olemas ja väga lähedased. Kuidas sa täna vaatad tagasi sellele esimesele valusale kogemusele, kui sa kaotasid oma isa, olles ise nii noor tüdruk? Ja ma olin 14, kui mu isa üsna ootamatult suri. Aga ma ei mäleta üldse mingisugust teadlikku leinamist. Ma pigem alateadlikult asusin tema rolli ja aitasin oma ema. Ja eks see jäi mulle sinna sisse, see lein, sest ma olin su koolilaps alles. Ma käisin koolis edasi, ma olin edasi püüdsin sama rõõmus ja õnnelik olla, nagu ma enne seda olin. Aga isa oli mulle väga lähedane ja see oli tegelikult väga-väga-väga suur ja valus kaotus. Ja jah, kui ma sain 33, siis minu sünnipäeval suri minu vanem õde, kes oli mulle väga-väga lähedane. Ja samuti ootamatult kiiraiguse tõttu. Ja siis ma ka ei oskanud veel abi otsida. Ma olin väga sügavas leinas. Ainuke, mis ma tegin, ma kõndisin mööda metsi ja kallistasin puid ja rääkisin kellegiga, ma ei tea, kes see oli, universum, Jumal, kellegiga ma rääkisin. Ja sa tundsid seda, et on vaja rääkida. Just, ja. Ja siis me ilmselt olime ka juba perekeskselt rohkem, hoidsime kokku, sest kui isa suri, siis ma ei mäleta, et me oleks väga kokku hoidnud üksteist, väga toetanud, aga võib-olla ma olin lihtsalt laps, ma ei saanud aru, ma ei tea. Ja siis minu kolmas kõige rängem kaotus oli minu poeg, kes haigestus leukeemiasse ja pärast 1,5 aastast haigust ta suri. Et tema oli minu elu suurim õpetaja. Seda ma ütlen kindlasti. Ja tänu temale ja tegelikult ka kõigile nendele 2 eelmisele suurele kaotusele, ma arvan, et ma olen see inimene, kes ma täna olen. Ma olen väga palju muutunud. Ma just tahtsin enne küsida, et kui sa vaatad korra tagasi, et võtame siis selle poja lahkumise, et milline inimene sa olid enne seda, kui sa said teada, et pojal on selline diagnoos?
ma arvan, et ma olin lihtsalt selline täiesti tavaline naine, kes kasvatas oma lapsi. Mu poeg oli siis 17, tütar oli juba 20 siis vist, kui mu poeg haigestus. Ma käisin tööl, ma juhtisin ühte kauplust ja ma nagu ei mõelnud eriti mingitele sellistele vaimsetele asjadele ega teadlikku enesearengut mul ei olnud, ma ei teinud midagi teadlikult sellist. Üks kaotus oli mul vahetult enne seda, kui poeg haigestus, oli see, et ma läksin lahku, sest lahkuminek on ka alati kaotus ja seotud leinaga. Ja kuigi selle lahutuse algataja olin mina, siis ma leinasin ka seda. Kusjuures see on oluline koht, mille ma praegu lihtsalt korraks välja toon ka kuulajale, et kui on olnud, nii nagu ma ka alguses ütlesin, suhte purunemisi, lahkuminekuid, siis me ei teadvusta endale seda, et kas see lahkuminek on see, millega me puutume kokku leinaga, et me läbime seda leinaprotsessi, aga sageli inimesed ei tunnista seda endale ja see sama võib olla ka töökaotusega, eks? No absoluutselt, jaa. Just, et igasugune kaotus tegelikult. Igasugune kaotus on lein, absoluutselt. Ütleme, laps saab täiskasvanus, kolib kodust välja, ka see on lein. Ja. Et me ei mõtle selle peale niimoodi, just. Aga ja mul on elu jooksul mitu sellist leina olnud, kellel meist poleks, just, eks? Ja. Aga kui nüüd enda muutusest veel rääkida, siis tegelikult eks ma ikka põhiolemuselt, ma arvan, et ma olen ikka sama, sest ma sisemiselt, ma arvan, ma olen selline rõõmsameelne inimene olnud kogu aeg. Ja võib-olla see optimism ja rõõmsameelsus aitas mul lõppkokkuvõttes ka sellest raskest olukorrast, laskest leinast välja tulla. Kas enne sa otsisid abi ka siis, kui sul oli see olukord, et sa said teada, et pojal on selline diagnoos, kas sa hakkasid kohe selle teemaga tegelema ja kohe abi otsima? Vaat, mina olen ja selline inimene, kes läheb ja küsib. Ja tegelikult oli ka nii, et juba 3 kuud enne seda, kui mu poeg üldse diagnoosi sai, tundsin ma, et minuga on midagi lahti. Mul olid sellised ärevushood, ma nutsin kohutavalt, ma ei saanud aru, mitte midagi ei ole ju viga, miks ma nutan. Ja ma läksin psühhiaatri juurde. Ma vist käisin seal umbes 2 korda ära, kui mu poeg saigi diagnoosi. Täiesti ootamatult, täiesti enne ei saanud midagi aru füüsiliselt, et tal midagi viga on, kui see põmm tuli siis. Nii et ma ise arvan, et ma lihtsalt tunnetasin seda ette, et emad on ju emad. Ehk see sisemine tugev tunne ütleb juba ära, aga me ei oska seda kuidagi paralleeli tõmmata, et millega see seotud võib olla, eks, aga me tajume ikkagi ära, sest me oleme oma lastega nii tugevalt seotud, eks. No mina arvan küll, et see oli see taju. Nii et ma otsisin juba enne abi. Just. Aga selle psühhiaatri juures ma sain käia võib-olla ainult mingi pool aastat, siis ta lõpetas ülikooli ja ta läks Tartust ära ja see järgmine psühhiaater, kelle juurde ma läksin, sellega ma ei saanud nii head kontakti ja siis ma rohkem ei läinud. Aga ma leidsin endale ühe vaimse õpetaja, kes mind tohutult toetas sel kõige raskemal perioodil. Ja siis, kui mu poeg suri, tegelikult juba enne seda ka, oli minu tohutu suur toetaja üks minu sõbranna, kes kannatas ära kõik minu jutud. Ja Leine aga ongi see, et ta tahab välja rääkida, ta tahab ühte asja rääkida 10 kordi. Ja mina muidku rääkisin ja mu vaene kallis sõbranna toetas mind ja kuulas mind ikka uuesti ja uuesti. No samuti ka minu elukaaslane, kes oli ka olemas minu jaoks. Ja mul ei olnudki vaja, et nemad minule vastu räägiksid, mina lihtsalt tahtsin ise rääkida kogu aeg, ma mäletan seda. Et see, aga muud abi ma nagu
spetsialistide juurde ma ei pöördunud. Et proovisin niimoodi ise hakkama saada. Ja ma mäletan, et minu keha lülitas ennast välja igal vabal minutil. Ma magasin, tohutult magasin. Et ma arvan, et see oli minu keha kaitsereaktsioon. Jaa. Ja siis umbes pool aastat hiljem ma hakkasin lugema raamatuid, eneseabi raamatuid igasuguseid, siis ma hakkasin otsima igasuguseid kursuseid, teraapiaid. Ma hakkasin nagu sinna ja siia ja nagu natukene paaniliselt või natukene üle võllileks. Ma tagantjärgi mõtlen seda. Aga ju oli see ka jälle, et mul oli lihtsalt nii väga vaja kedagi kõrvale, kedagi, kes toetaks, kes näitaks mulle, et saab edasi ka. Ja siis nii läks. Kui sa ütlesid, et sõbranna kuulas sind, elukaaslane kuulas sind, siis ütle mulle enne, et kui nad lihtsalt kuulasid sind ja sina said tühjaks rääkida, siis ma julgen eeldada seda, et nad ei küsinud ja ei öelnud sulle, et ära nutta, see läheb mööda, aeg parandab kui kaavad, et seda ilmselt sina ei kuulnud. Ei, nende käest ma ei kuulnud, aga ja see on väga hea, et sa selle teema juurde praegu tulid, sest et Leine on ju, tal on tohutult raske, ta tunneb ennast niikuinii tohutult üksi. Ja siis, kui ma mäletan seda, et ma läksin mõnikord linnas mööda tänavat ja ma nägin kaugelt, et keegi minu tuttav tuleb, aga ta läheb teisele poole tänavat. Ta ei julgenud minuga kokku saada. Ja ma mäletan isegi, et ma rääkisin sõbrannale, et ma tunnen ennast nagu pidalitõbine. Et kõik lähevad minust kaugele. Ja need üksikud, kes siis nagu minu ümber jäid, need toetasid, aga ka no päriselt ikkagi ei oska inimesed toetada. Ma isegi ilmselt ei oleks osanud sel hetkel veel teisi toetada. Et kui näiteks minul oli just surnud poeg, kelle klassikaaslased lõpetasid just gümnaasiumi ja läksid ülikooli. Ja siis öeldakse, räägitakse mulle, et kuidas tema laps läks ülikooli, kuidas kõik on nii hästi. 6 aega peale minu poja surma, siis ma ei suuda seda vastu võtta. Andke andeks. See on täiesti loomulik. Et see ei ole nagu see, mida peaks nagu Leinele rääkima, eks ole. Või siis ütlema tõesti, et mida ka mulle öeldi, et kuule, aga sul on ju üks laps veel. Ja pealegi sa oled ju veel nii noor. Sa võiksid ju veel lapsi saada. Appi. See on tõesti ja, sest miks ma need laused, hea vaataja, kuule praegust välja tõin, on need asjad, mida mina julgen soovitada koheselt elimineerida, kui sa tead, et keegi sinu lähedastest, sõpradest, tuttavatest on leinas või on ta kaotanud töö, on ta lahku läinud, sest mitte keegi selles valus kaotuses ei taha kuulata lause, et see läheb mööda. Aeg parandab kõik haavad ja mis sulle öeldi, et sa oled noor ja võid veel lapsi saada ja nii edasi ja nii edasi. Ehk tegelikult on kõige olulisem lause minu arust, mida üldse Leinajale öelda, ma olen sinu jaoks olemas. Aga see aga on nüüd õige koha peal selles mõttes, et kui sa päriselt tunned, et sa oled Leinaja jaoks olemas, sest kui sa nagu ütled, et oled, aga tegelikult ei ole ja ei kuula ja ikka tahad, eks ju, siis see ju ei toeta. Et see on üks oluline ja võib-olla, et miks ma seda julgen ise nii kindlalt väita, siis seetõttu, et meil on enega sarnane lugu, et see, et kui me Leinast täna räägime, siis ka see loomulikult olen ka mina oma vanaemad, vanaisad kaotanud, aga ma olen ka kaotanud oma esimese lapse, kes siis ka sellel kevadel oleks saanud 24-aastaseks. Et see on see koht, kus me enega
mis meid enega võib-olla seob, eks ju, et oskame seda ühiskeelt rääkida. Ja ma arvan, et nüüd me jõuame selle kohani, kus Ene on õppinud kogemusnõustajaks ja ka mina olen õppinud kogemusnõustajaks, aga õige koha peal, et me ei saa ka omavahel öelda seda, et Ene, ma tean, mida sa tunned või et ma mõistan, mida sa tunned selles leinas olles. Oled sa minuga nõus? Ei, absoluutselt olen nõus, et ma tahtsin veel öelda, üks lause, mis mind väga-väga riivas ka, oli see, et ole tubli. Just. Sa oled ju tubli. Ma ei taha olla see hetk tubli. Absoluutselt, ja ei peagi olema. Just. et mina ütleks seda, et see on täitsa loomulik, et võib-olla ei oska toetada inimest, kes on leinas, et sa ei oska talle midagi öelda, aga ära ütlegi mitte midagi. Ole lihtsalt tema juures. Ja kui sa seda ei suuda, siis ütle, et anna andeks, ma ei oska sind toetada. Ja tõesti, nagu sa ütlesidki seda, et kui sa tõsiselt tunned, et sa saad olla tema kõrval, siis ütle, et ma olen sinu jaoks olemas. Just. Ja see on minu arust väga elementaarne või loomulik isegi, et nagu sa ütled, et kõik ei oskagi olla. Kuid kas sul on julgust öelda seda, et tead, ma tunnengi ennast ebamugavalt, kohmetult, et ma nii tahan sind aidata, ma tunnistan, ma ei oska. Just. Et see on igal juhul parem kui see, et lähed teisele poole teed. Just. Ja ka mina saan öelda seda, et kui oluline oli minu jaoks selles leina protsessis see, et mul oli kaks väga head sõbrannad, kes üksteise alla käisid mul külas ja ma rääkisin ja rääkisin. Ja ühel hetkel ma jäin vait ja ma enam ei rääkinud sellest teemast, eks ole. Et see välja rääkimine on ääretult oluline. Et sind kuulatakse nii, nagu sina ütlesid. Ja võib-olla see ka, et minu enda kogemusest, et kõige hullem, mida saab ka öelda leinajale, on see, et aitab. Nüüd aitab leinast, et nüüd me enam ei leina. Ja see on see, mida mulle öeldi ja ma mäletan, kuidas mina hästi sulgusin endasse ja siis ma hakkasin seda iseendas nagu läbi protsessima ja jällegi, et ma olen tänulik, et mulle nii öeldi, kuigi mul oli valus, aga ma tean täna, et ma ei ütle seda ise kunagi mitte kellelegi, et aitab, vaid see ongi see, et igal ühel on see leina protsess ja periood erinev, eks, et meil on vaja aega, et leinata. Absoluutselt, see on täiesti erinev ja kui keegi tunneb aasta pärast, et ta saab nüüd eluga ilusti edasi minna, siis see nii ongi. Et või kui keegi aasta pärast tunneb, et ta on ikka seal raskes leinaaugus, siis on küll juba, ma ütleks, et siis on kindlasti aeg otsida abi spetsialistilt, kes oskab teda aidata, sest see võib siis ju süveneda. Jah. Minul on näiteks ääretult kahju, et ka minu enda lähedaste seas on üks inimene, kes ei ole leinast ka oma poja kaotanud, ei ole lahti lasknud sellest, et kas on ene see, et mõni inimene lihtsalt ei ole valmis ja ta ei tahagi lahti lasta ja ta elabki ja ta jääbki sinna leina kinni ja ta lihtsalt ei suudagi aru saada, et on üldse võimalik leinaprotsessist läbi tulla, sellega leppida ja edasi elada, hoolimata sellest, et tal on ka veel laps. Ja ma usun küll, et on selliseid, et niimoodi võib juhtuda. Et kui inimene ise ei ole valmis abi vastu võtma, siis ei saa teda keegi aidata, aga see tähendab ju seda, et ta sureb ju koos selle inimesega, kes suri. Just. Et kas sa ei taha ju tegelikult seda. Jah, vaata, siin tuleb mulle jälle meelde see lause, et millest ma noorena aru ei saanud, aga küpsedes nii-öelda vanusega küpsedes sain ma aru sellest lauses, kui jah, see hetk oli, siis ma sain aru, mida tähendab see lause, et osad surevad 25-selt, aga maetakse 65-selt, et mida see mõte tähendab. Eks see, mis sa praegust just välja ütlesid, eks ju, et kui keegi lähedane lahkub, laps lahkub, et siis me jääme sinna kinni ja me justkui sureme ise. Ja. Aga no mina igal juhul soovitan alati, et otsida abi, sest see
on seal tunneli lõpus on valgus. Lihtsalt me alguses ei näe. Peab ju päris pimedaks minema, et me näeme, et tähed on taevas. Just. Kusjuures mul tuli praegu lihtsalt see meelde, et ma mäletan enda kogemuses seda, kuidas ma tundsin tohutut piinlikkust ja häbitunnet hetkel, kui ma peale lapsekaotust esimest korda naeratasin. Mul tuli see praegu meelde ja mina olen ka oma loomult positiivne, rõõmsameelne ja ilmselt aitab see ka eluraskustest üle saada, aga ma mäletan seda tunnet ja ma olen selle häbitundega enda sees tegelenud, et ja kusjuures ei olnudki seal mitte kedagi peale minu ja lapse isa, aga minul oli nagu selline häbitunne, et ma olen lapse kaotanud ja ma naeran, et naeratan, et mis muga toimub, et ma olen imelik, et nii ei tohi, et ma pean ainult nutma ja sellisest nagu raskuses olema. Et ei ole ju õiget ega valet aega, kuna sa naerda võid, eks. Et see näitabki tegelikult seda, et elu läheb edasi ja sa ei ole kuidagi vale, kui sa seda teed, eks ju. Mina mõtleks, see tuletas mulle meelde ühe hetke, kui mina tundsin esimest korda, et elu on ikkagi ilus, et elu võib olla ilus. Ja see oli, mu poeg suri 31 august ja see oli siis kuskil märtsi alguses, kui on juba ilus päike paistab ja lumi on ja mulle väga meeldis suusatada ja ma mäletan, ma olin üksinda suusatamas. Ja päike säras ja mina suusatan mööda seda rada ja äkki mul hakkas nii hea tunne. Mul oli äkki nii kerge ja ma võtsin telefoni ja helistasin õele, et tõde, et päike särab ja mina suusatan. Et ilmselt enne seda ma lihtsalt mul ei olnud nagu üldse tunnet sellist. Just. Et ongi, et märgata ja kogeda neid hetki, mis toovad meile selle elujõu nagu tagasi meile. Aga Ene, ütle seda, et kuidas sa otsustasid, et sinust sai kogemusnõustaja? Kuna mul oli see kogemus ja kuna ma olen sellest nii palju õppinud ja ma olen kõik see 20+ aastat tegelenud endaga, ma olen õppinud väga palju erinevaid asju. Ja siis, kui tuli see kogemusnõustamise koolitused, siis ma mõtlesin, et aga minul on ju selline kogemus, ma saaksin aidata teisi inimesi. Ja just nimelt sellepärast ma läksin õppima Leoski koolitusse, õppima kogemusnõustajaks ja pärast seda ja enne seda ma võtsin ka muid kursusi just leina teemal ja minu arust on inimestele seda väga vaja ja praegu õnneks hakatakse järjest rohkem rääkima surmast kui loomulikust elu osast, kaotusest kui sellest, mida me kõik kogeme ja millest on vaja lihtsalt me peame sellega elama. Me peame sealt läbi tulema, et edasi elada. Aga võib-olla 20 aastat tagasi ei räägitud nendest asjadest. Ja see surm tundub kuidagi midagi, mis on nii loomulik, aga ometi me nagu ei räägi, nagu sa ütlesid sellest. Ja et sellest ei ole räägitud. Ja ma ju tean, kuidas mina tulin läbi, kui raske see oli ja mu vaene sõbranna tegelikult ma ei soovita panna nii suurt koormat oma lähedastele. Mida ma veel tahtsin öelda? Et just emadele, kes kaotasid ühe lapse, nagu mina. Kaotasin ühe lapse ja mul teine laps oli ju. Aga ma arvan, et juba sellepärast peaksid emad tulema leina toetaja juurde, leina nõustaja juurde abi küsima, et neil on ka teine laps. Et nad suudaksid pöörata tähelepanu ka teisele lapsele, et nad suudaksid toetada leinas ka seda teist last. Sest mina arvan, et mina jätsin oma lapse, oma tütre siis unarusse. Kuigi ta juba oli 21 või 2 või ühesõnaga, ta oli juba täiskasvanu ju oma elu peal, aga ma oleks pidanud teda rohkem toetama. Ja üldse, et pere kokku, kui antud juhul isaga
oleksin pidanud samuti rohkem toetama, aga ma unustasin kõik ära, ma olin iseendaga nii hädas, et aga lein või ütleme, kaotus ongi ootamatu. Lein ei ütle, et nüüd ma tulen, eks ju. Ja kui me isegi oleme valmis, me teame, et on haigus, see on parandamatu haigus ja nii edasi, siis me ei saa mitte kunagi valmis selleks olla. Ja minu arust see on üks oluline koht, mida selles hetkes, kui on juba see diagnoos pandud, et mitte, et nüüd me valmistume ette, et kuidas ja mismoodi siis leinata, vaid pigem ongi see, et teadvustada, et kui see ühel hetkel juhtub, see on endiselt ootamatu. Absoluutselt. Ja see, et kui ma ka käitun ja teen midagi, millest teised aru ei saa, siis see ei ole ju pahatahtlik, vaid ma lihtsalt ise ka ei oska selles, kui ma olen leinas selles olukorras hakkama saada, ükskõik kui palju ma olen õppinud või kursustel käinud, see hetk võib ikkagi jalad täielikult alt ära lüüa. Ja see, et kui keegi su lähedastest siis märkab, et ja julgevad tulla sind toetama, siis see on minu arust see kõige olulisem sõnum, mida me tahame täna selle podcasti ja jagamistega siin öelda inimestele, et märka oma lähedasi, et kui sa oled teada saanud, et keegi on kaotanud lähedase, siis kui sa ei julge, kui sa ei oska, siis jah, ära tee, nagu me enne seda ütlesime, aga just see, et kui sa tunned, et sa tahad päriselt toeks olla, abiks olla, siis tee seda. Sest enne mulle meenus ka see, et sa jagasid, et sa tegid eelmisel suvel ühe küsitluse. Ja ma räägi sellest ka. Oma tuttavate hulgas väikese küsitluse, et kõigepealt, kas nad on leina kogenud, kuidas nad ennast siis tundsid, kas nad läheksid leina nõustaja juurde ja milline peaks olema see leina nõustaja ja mida nad ootaksid sellelt leina nõustajalt. Ja mul ei olnud seal palju inimesi, aga nad olid väga erinevates vanuses. Kõige noorem oli 22 ja kõige vanem oli vist 58 või kuskil sinna. Ja natuke erinev oli see noorema ja vanema inimese soovid ja tahtmised. Aga kõik nad tahtsid seda, et neid kuulatakse. Ja nad tahtsid, et neid kuulatakse kohalolus, et neid ei süüdistata, et neid toetatakse, et ei öelda, et miski on vale. Ja üks ütles väga ilusti, et ma tahan, et tunda, et ma ei ole lihtsalt üks klient teatud kellast kellani ja nüüd, kui ma lähen, siis tuleb järgmine klient, et ma tahan, et minuga ollakse siiras ja ma võin tunda ennast hästi. Niimoodi selliseid asju. Ja aga üks nendest, keda ma tahtsin küsitleda, ütles, et ei, tema ei räägi üldse sel teemal, et tema kardab seda teemat, tema väldib. Loomulikult see on tema õigus. Ja noorem inimene, tema ütles, et ta mõtleb mõnikord, et äkki ta on vähe kurb. Et ta ei tea, kui palju peab kurb olema. Et see ongi täiesti individuaalne. Sa ei saa, kui ma näen, et ütleme, antud tüdruk kaotas oma vanaema, võib-olla tema ema väga nuttis, aga tema ei tundnud, et tema tahab nutta. Et see ei ole midagi valet. Et ma kogu aeg tahan öelda, et kõik tunded, mida te tunnete, kallid leinad, see on kõik õiged. Et siin ei ole midagi valet. Absoluutselt. Me oleme kõik erinevad. Ja ma tean juhtumid, kus üks inimene hakkas hüsteeriliselt naerma ja see ongi see, et mitte ta oleks hakanud hulluks minema, vaid lihtsalt me ei teagi, kuidas me reageerime, eks ole. Ja see on väga hea, mis sa välja ütlesid praegust, et kõik on õige, mida sa tunned ja see ongi ootamatu, sa ei tea, kuidas sa reageerid sellele, eks. Sa ütlesid enne seda, et üks inimene ei olnud üldse nõus vastama, eks ole, et rääkima nendel teemadel, et ta kardab, eks, et mulle siin kohe tuleb alati meelde see, et mis hirm meiega teeb, eks, et see hirmu teema, et jällegi
kõikidele ma tahan nagu südamele panna seda, et see on ka emadel, vanaemadel, vanaisadel, rohkem vist ikkagi emadel mulle tundub, et on emad muretsevad, eks, või me oleme nagu, ma ei taha öelda muretseja rahvas, aga ikkagi, et me ju ikkagi muretseme lapsed ja muretseme autod ja kodud ja kõik, eks. Aga just see, et proovige ise saada kinni sellest muretsemisest ja hirmutundest, et kui sa ikkagi tunned, et sa liiga palju muretsed ja tunned hirmu, et sa saad teada näiteks, et nii, nüüd ta sõidab tööle Tallinnasse või lendab kuhugile Helsingisse või tont teab kuhu tahtsin öelda teisele planeedile aga no ju sinna ka varsti saab, eks, ja sul on hirm, siis ja sa koged seda, et sul ongi hirm, siis lase sellest hirmust lahti ja samal hetkel mõtle, temaga on kõik hästi, mu kalli lapsega on kõik hästi, et sa toetad teda läbi selle palju rohkem ja miks ma julgen seda öelda, et ma ise kogen, kuidas hirm tõmbab hirmu ligi, sest see, mida mina kartsin kõige rohkem sellel hetkel, kui mina lapseootele jäin, ma kartsin tohutult lapse kaotust, tohutult ja see, mida väga palju öeldakse, et see, mida sa kardad, seda sa saad, eks ju, et ja siis ma ei teadnud seda, eks, aga see on see koht, kus ma tõepoolest tahan öelda, et kui sa nagu muretsed ja tunned tohutult palju hirmu, siis pigem mõtle, et nendega on kõik korras ja minu endaga on kõik korras ja sa oled nagu pingevabam rohkem ja tõesti sa saadad teistele lähedastele just seda head energiat, eks, et armastuse energiat, et nad on hoitud, kaitstud, eks ole, et mitte see, et hirm. Et ma oma emalegi ütlesin seda ja kui ema ütles, et see on nii hea, et sa seda ütlesid, et nüüd ma alati mõtlen, et sa jõuad turvaliselt kohale, et on võimalik seda muutust ju tegelikult teha. No ikka on, jah. Ja ma tahtsin mul tuli see üles, et leina protsessis no ma ei hakka rääkima nendest erinevatest staadiumitest, see ei pruugi üldse alati olla nii, aga üks asi on seal viha. Ja mina olen kogenud, et viha tuleb nagu igal juhul. Viha kõigi vastu, viha selle lahtu, kes lahkus ja viha enda vastu ja kõigi vastu. Et see viha peab ka välja laskma, sest mina sain sel sügisel väga kõvasti kogeda, et minul oli üks isa surmast jäänud viha sees. Sa olid 14? Jaa, aga ma ei väljendanud oma tundeid ju. Ma ei väljendanud oma tundeid. Aastakümneid hoidsid sa siis seda endas. Ja see tuli välja nii, et tekkis üks päästik. Minu mees haigestus hästi äkki, tal oli tugev terviserike. Ja ma tundsin, kuidas ma, mitte kohe, aga ütleme mingi kuu pärast seda, kui ta sai ka diagnoosi, kuidas ma tundsin, kuidas minus viha tekib. Mul oli selline viha, ma mõtlesin, mis toimub minuga. Et just oma abikaasa vastu. Et ükskõik, mis ta ütles või tegi või liigutas, mul viha lõi üles, mis asi see on, ma ei saa. Ja loomulikult mina läksin abi otsima. ja me jõudsime sinnani teraapias. Me jõudsime minu isa surmani, kus minul oli viha isa vastu, et ta jättis mu üksi. Ta suri lihtsalt nii vara ära, jättis minu 14 üksi. Ja siis ma elasin selle viha välja seal teraapias. Kuulge, sellest on 50 aastat. Palun. Laske kõigil tunnetel välja tulla. Siis, kui nad tulevad. Elage need siis läbi, kui nad üles tulevad. Ärge pange neid enda sisse. Ja mis juhtub, kui me paneme need emotsioonid enda sisse peitu ja lukku, siis me võib-olla ei saagi ise aru, aga me ärritume, me vihastame, meis on see negatiivsus, mis otsib väljapääsu, me ütleme kellegile halvasti, ehk me oleme sarnastes mustrites ja me ei anna aru, et võib-olla mingi hetk, et miks jälle minuga juhtus. Vastus on lihtne, et küsidagi, et kas ma olen oma emotsioonid vabaks lasknud, kas ma olen need endast vabastanud, eks? Kas ma olen nad üldse nagu läbi elanud, ma pean nad ju vastu võtma. Täpselt nagu ma pean ju selle olukorra, et suri minu poeg või ma pean selle vastu võtma. Lõpuks ma pean seda aktsepteerima, et lihtsalt nii on. Ma ei saa seda muuta, aga ma saan muuta seda, kuidas ma seda vastu võtan, kuidas ma selle kogemusega elan. Just täpselt.
kuidas Ene sina täna selle kogemusega nüüd elanud oled? Tänulikkuses. Tänulikkuses. See kogemus muutis mind. See kogemus muutis minu elu, minu mõtteid, minu suhtumisi. Ma olen tohutult tänulik, et mul oli minu armas kallis poeg. Ja aitäh. Minu arust on Ene see, mida sa jaganud oled veel eriti armas, et sinu pojas sõbrad käivad endiselt 31. augustil või seal kandis, eks ole, et tulevad sulle külla. Ja nii on. Siinkohal ma tervitan neid. Ja, sest ma kujutan ette, mida see tegelikult sulle tähendab. Ja see, ma ei tea, see algas kohe minu meelest see algas esimesel surma-aastapäeval, kui tulid minu poja lähimad sõbrad minu juurde. Me istusime, me rääkisime ja sellest on saanud traditsioon. Ma arvan, et esimesed 10 aastat nad käisid igal aastal. Ja need on niimoodi, et umbes 5 kuni 15-ni neid käib igal aastal erinev arv. Ja siis ma arvan, et peale 10. surma-aastapäeva siis nad hakkasid käima peale iga 5 aasta tagant. Või õieti, siis nad enam ei julgenud ise tulla, siis mina hakkasin hõikama, et iga 5 aasta tagant ma olen täna jälle valmis teid ootama. Ja nad tulid ja ükskõik, kus nad elasid, siis Tallinnas või Paides või Tartus või ma ei tea. See on nii soe, see oli nii hea, ma olin nii tänulik. Ja ega me ei istunud ju seal ümber laua ja nutnud. Muidugi. Me rääkisime lõbusaid seiku poja elust. Nad rääkisid mulle asju, millest mul ei olnud õrna aimugi. Just. Ja see kõik aitas mind, Ja mingil ajal nad tulid juba oma lastega. Ja no, ma ei saa jätta ütlemata, et eks ma ikka korraks niimoodi mõtlesin, et näed, Mikul oleks ka juba võib-olla lapsed, aga see oli nii soe, aitäh teile poisid. Just. Ja absoluutselt, Ene, see on, ma arvan, et see on iga ema ja iga inimese selline loomulik seisund, et igal sünniaastapäeval ja surma-aastapäeval on see hetk, kus me mõtleme rohkem ja tähtpäevadel ja et milline ta oleks ja mida ta teeks, et seda sama teen ju mina. Ja see sõna, mis sa ütlesid, et see tänulikkus, et tänulikkus selle kogemuse eest, mille elu on sulle läbi nii valusa leina andnud, siis ma usun, et see võib paljude jaoks kõlada kuidagi kummaliselt, et kuidas sa saad olla tänulik selle eest, et teda enam ei ole, aga sa ei saa ju seda muuta, kui elul on omad soovid, omad reeglid, oma korrapärasuseks ja kui see juhtub, siis sa ei saa juhtunud nii, nagu sa enne ütlesid, ju olematuks teha, vaid see, et kõik olukorrad tulevad ju su elus midagi sulle õpetama, midagi näitama, raputavad sind üles võib-olla mis iganes unest, et kuidas sa saad tänasest elada paremini ja teadlikumalt teistmoodi, et see kogemus on ju see, mille eest siis tänulik olla, et kuidas see muudab ellu suhtumist. Ja, et ma olen tänulik selle eest, mul üldse oli see poeg. Just, et ma sain temaga peaaegu 19 aastat koos olla. Just. Ja ma olen tänulik selle kogemuse eest, mis muutis minu elu. Jaa, absoluutselt. Kui me vaatame enne seda leina, sa siis ütlesid, et need leinaprotsessid on nagu erinevad, eks ju, et igal ühel ei ole need ühtemoodi. Et millises leinafaasis inimesed sinu poole pöörduvad? No tavaliselt ikka siis, kui see esimene šokk on juba möödas. Et ma olen mõelnud ka selle peale, et kõige rohkem vist on tulnud minu juurde inimesed, kui neil on vähemalt pool aastat möödas. Sellest kellegi surmast. Aga läbi telefoni olen ma ka nõustanud siis, kui just on see juhtunud. Esimese šoki faasis. Aga ma arvan, et siis oleks hea, kui keegi lähedane oleks kohe kõrval või füüsiliselt, ma kujutan ette, et füüsiliselt kõrval oleks nagu parem ikkagi. Ja
ma arvan, et kõige parem, kõige õigem vist ongi siis tulla, kui sa tunned ise, et on läinud mingi aeg mööda, aga sa tunned, et sa ei saa, nagu sa ikkagi ei näe seda teed, kuidas edasi minna. Et siis vist on nagu, siis on õige aeg kindlasti tulla. Aga see ei tähenda seda, et sul on 5 aastat tagasi keegi surnud ja sa ikka oled leinas ja et sa ei julge siis enam abi küsida. Ei, ikka tuleb küsida. Ja ühte asja ma tahtsin veel öelda, et see lein, no mul on mitu inimest öelnud näiteks, et kui mul vanaema suri, ma ei tundnud üldse nii suurt leina, ma ei leinanud või vanaisa suri ja surnud ja mõtlen, nüüd mul koer suri ära ja ma olen niisuguses leinas, ma ainult nutan. Aga see on suurelt jaolt sellepärast, et sa jätsid oma vanaema leina, oma vanaisa leina, jätsid leinamata. Sa ei lasnud ennal leinata. Ja nüüd see koera surm, see päästis need leinad, kõik need leinad, mis olid kogunenud sinu sisse välja. Ja tõesti ka lemmiklooma surm on tohutu lein. Absoluutselt, ja kusjuures see on nii oluline koht, mille sa praegu välja tõid, sest et sageli, ka mina olen ise seda kogenud, et minu vanaemad lahkusid siit ilmast 6 ajase vahega. Ja ma mäletan seda, kuidas mul ei olnud aega leinata, sest minul oli see tunne, et mul on vaja nüüd ema jaoks olemas olla. Ja see oligi nagu see koht, kus ma nagu tundsin, et kuidas tema hakkama saab ja kuidas ja mismoodi ja ka valmistusin tohutult ette, et kuidas see kõik on. Ja minu jaoks oli nagu üllatus, kuidas kui see ettevalmistus on nagu suur, siis tegelikkuses ma kogesin seda, et see, loomulikult on nagu šokk, aga see, mida mina arvasin ja eeldasin, et see on nii suur, et kui sa must aru saad, ja siis ma nagu mõtlesin, et olgu, ja ma olin kogu aeg tubli ja ma olin kogu aeg olemas ja ma olin kogu aeg nagu kõrval ja siis, kui teine vanema läks, siis ma nagu tundsin seda, et appi, et need see leinamata lein on nagu sees ja siis oligi see, et ühe korraga tuli nagu see 2 leina nagu korraga läbi elada. Et tegelikult see on nii hea, et sa selle välja praegu tõid, et jällegi, et kui me ka toetame oma lähedast, siis meil on vaja enda peale ka mõelda, ja lasta lahti sellest tubli tüdruk või tubli poiss sündroomist, et olla tugev ja tubli, et ma saan kõigega hakkama. Et selles olukorras, kui sa oled ikkagi leinas, siis tuleb ka endal lubada leinata. Just. Et see on nagu hästi oluline koht. Et sa enne tõid sellega välja, et kas nooremad või noorem oli see, kes ütles, et ma ei ole piisavalt, võib-olla ei nuta leina ajal, eks. Et kuidas nagu seda selgitada, et miks vahel on see, et inimene lihtsalt, kas ta on siis sellises šokifaasis, et ta ei nuta? Ma arvan küll, jah. Ja kui inimene sinu juurde on tulnud, et kas... Ja samas igal inimene on erinev, et võib-olla ta ei olegi nii, näiteks, mina olen selgel küll, silmad on nagu vette tulnud allikad, et ma väga palju pisarad tulevad, aga kõigil ei ole ju nii, et ta elab kuidagi teisiti oma valu välja. See on tegelikult ju väga hea, kui sa saad nutta. Absoluutselt, ja, absoluutselt, ja. Et minu arust on see nutmine just see, et kui me nutame, siis meil hakkab kergem, eks, ja teine asi see, et kui me nutame, siis mina ise olen kogenud seda, et ma nutan selle pärast, et mul on endast nii kahju. No, aga tegelikult see lein ongi ju see. Mul on ju kahju, et mina jään üksi. Kuidas mina saan nüüd ilma selle inimeseta hakkama? Sest selleni ma praegu tahtsingi välja jõuda. Et see, kui me kellegi kaotame, siis see tunne, mis meie sees toimub ja üles kerkib ja hakkab seda tornaadot siin sees tekitama, on just see, et miks ma ei öelnud seda, miks ma ei teinud seda, miks ma ei läinud, ma ju tundsin, et ma pean minema ja nüüd teda enam ei ole. Et see on minu arust enam jaolt inimesed mõtlevad seda. See on ikka süüdistamine, see enesesüüdistamine, ja. Et see kõlab küll ju just kui klišeena, aga
tegelikkuses ma usun, et kui me korraks praegu mõtleme sellele, et kas mul on midagi, mida ma tahaks öelda kellegile, oma lähedasele, oma lapsele, oma mehele, naisele, võib-olla heale sõbrale, vanaemale, vanaisale ja siis ma mõtlen, et ma ütlen seda homme ja ma lükkan kogu aeg ütlemist edasi või siis on see, et näe, vaata, mis ta mulle tegi, et ma praegu veel ei ütleks ja siis on see paha tuju minu sees ja siis see inimene lahkub ootamatult ja ma võin aastateks jääda selle tundega, mis mind jääb piinama. Ja see on jällegi see sama asi, mis sa ütlesid, et sinu see viha vallanduseks, et me ei tea, kuna need emotsioonid, kelle peale me need siis välja elame ju tegelikult, eks. Ehk ma tahan öelda seda, et ära lükka asju mitte kunagi homsesse, et kui sa tahad kellegile midagi öelda, siis ütle kohe. Kui sa oled kellegi peale pahane, mulle meeldib see lause, mida mina oma lastel olen öelnud, et kokku leppinud, et teeme nii, et me ei lähe paha tujuga kunagi magama. See ei ole see hirm, et nüüd on mingisugune ei selge, aga lihtsalt see, et uni tuleb juba parem, eks ole. aga tõesti see, et elu on küll minuga selle töö nagu ära teinud, et kui ma tunnen, et ma tahan midagi öelda, siis ma ütlen, et ma ei jäta, et kui me kokku saame, siis ma ütlen. Et need on nagu need asjad, mida me pärast ise hiljem kahetseme. Ja üldse võiks rohkem ilusaid asju üksteisele öelda. Ja, absoluutselt. Ja kui sa ei taha midagi ilusat öelda, siis parem ära ütle. Ja see kõlab nagu võib-olla jah, et ole parem vait. Just, et siis on tõesti see, et see, mis sinu sees toimub, on su enda teha, aga sa ei tee nagu sellega, kui sa ütled midagi valesti, ebamugavat kellegi jaoks, et just leinaja jaoks, eks, et siis see võib tekitada väga sellise pahatundeks. Ja, okei. Ja üks asi veel, mida enne ma tahtsin sinu käest küsida, et see lein meie ühiskonnas, et ta on ebamugav teema ja ta on selline, räägitakse rohkem küll sellest surmasteks ja öeldakse seda, et tegelikult ju hing lahkub ja keha jääb ja et see, et miks me ikkagi nutame ja et võtkem seda mõistusega, et see on ju nii loomulik, eks. Ja kuidas sa nagu seda ühiskonna poole pealt vaatad, et kas siin saab nagu midagi ära teha, et julgustada inimesi rohkem rääkima sellest, mida sa ka enne ütlesid? No rohkem tuleb üldse rääkida surmast ja surmaprotsessist ja leinast ja ma ütleks, et ka vananemisest ja kõigest sellest, et see ei ole niimoodi, ei ole niimoodi, et teatud vanuses võiks nagu inimene juba, enam ei räägita nendest inimestest, kes on, ma ei tea, 70 pluss, 80 pluss, nii edasi. Et kõik see on nii loomulik, me kõik saame vanaks, me kõik sureme kunagi. Et seda peaks võtma rohkem loomulikumalt. Absoluutselt. See lihtsalt on nii. Ja. Eluseadus. Ja üks asi veel, mida me enne sinuga rääkisime ja arutlesime, oli tegelikult see, et kui keegi jagab oma kogemust sotsiaalmeedias ja räägib sellest, et mis temaga juhtus ja mis oli, siis see on nagu selline kuidagi hästi isiklik, eks. Ja samas see teine pool, et kui kirjutatakse artikkel, et kellegiga juhtus see ja teda enam ei ole, siis minu arust need kommentaarid, mis sinna alla nagu tulevad, on niivõrd sünged ja niivõrd valusad, et mina vahel mõtlen, et mis nende inimeste sees nagu toimub, kes selliseid kommentaare kirjutavad. Oled sa ka selle peale ju mõelnud, eks? Absoluutselt. Eks need inimesed on ise väga-väga katki. Et nad ei saa endaga hakkama, nad on väga-väga katki ja selle asemel, et otsida abi, et oma valust välja tulla, nad lihtsalt külvavad seda viha ja mis nende sees on, frustratsiooni kõigele laiali. Ja no ilmselt mõtlemata, mida tunneb see inimene, kelle kohta see kommentaar käib. Aga ma ei tea, meil on praegu selline tige ühiskond.
või noh, kõik hakkab ju meist endast, ühest inimesest, no proovige üks päev, et te täna ei pritsi tigedust. Just, täpselt. Jah, kui me suudaksime olla nagu üks päev elada nii, et me ei anna hinnanguid ja ei kritiseeri julgeme rohkem naeratada ja olla teistele toeks, abiks, kuulata neid, nagu sa ütlesid, kohalolus, siis see oleks juba suur samm edasi. No absoluutselt. See on see koht, kus ma ütlen oleks, on ju, et noh, et ometi need inimesed ikkagi ei tee seda. Aga see on see koht, mida meie muuta ei saa, vaid saame ainult mõelda lihtsalt selle peale, et õnneks on ka neid inimesi, kes toetavad ja kes abi pakuvad nii nagu sina, eks, et kui on leinaga tegemist, aga enne ma saan aru ju, et sinu juurde ei saa tulla ainult siis, kui keegi on lahkunud siit ilmast, ehk inimene on leinas kellegi inimese tõttu, vaid ka siis, kui ta on leinaprotsessis vaat mis sõna nüüd minul tuleb, on ju, leinaprotsessis, et ta on töö kaotanud, suhe on purunenud, ta võib-olla on saanud mingi väga halva diagnoosi, eks ju, seoses oma tervisega, et ka siis ju saab sinu poole pöörduda. Ja sul on sotsiaalmeedias Enesele OÜ leht, eks ole, et kus siis Enega ühendust saab võtta, eks. Jah, või kirjutada Messengeris või helistada või ikka saab ühendust. Ja absoluutselt. Ja ma tahangi toonitada, et ega see kaotus ei ole ju ainult see, kui keegi sureb, et igasugune kaotus. Et ma siia tulles ma mõtlesin ka, et millised on 3 minu teistsugust kaotust elus on olnud, mis ei ole seotud surmaga. Et 3 kõige valusamat ja siis üks oli siis lahutus, millest ma rääkisin, aga see läks noh, nagu algus oli väga valus, aga lõpuks läks nagu kergemaks, kuna me oleme siiani sõbrad ja me toetame üksteist edasi, nii et see nagu siis oli kui ma tulin töölt ära, ise tulin vabatahtlikult oma töölt ära, mida ma tegin peaaegu 30 aastat. See oli tegelikult, ma ei saanud kohe alguses aru, et ma teen endale sellise protsessi, aga see protsess oli päris pikk. Ma arvan, et üle aasta kindlasti oli see. Et on selliseid asju olnud küll. Aga enne ütle mulle seda, et kui inimesed käivad iga päev sinu juures ja sa toetad ja aitad neid, kuidas sa ennast aitad? See on ju päris kurnav, ta on ikkagi väsitav, ta on ikkagi selline töö, mis ju võtab sult energiat, et kuidas sa taastad ennast? Eks ta ikka võtab, jah. Aga no mul ei olegi mitu inimest päeva jooksul. Et lihtsalt peab ennast hoidma. Ja vahepeal ma tundsingi juba, et ma natuke nagu põlesin läbi, vaid ma tundsin, et pean natuke eemale astuma sellest protsessist. Aga kuidas mina ennast taastan? Mina ise teen igasuguseid, no ütleme mediteerin, teen endale reikit, ma võin ka teistele reikit teha, siis ma loen hästi palju raamatuid, siis ma käin looduses, ikka veel puid kallistavas, siis ma suhtlen oma sõpradega. Ja ma tahan just suhelda nii, et ma saan nendega kokku, lähen kohvikusse, räägin nendega. See laeb mind, minu lapselapsed laevad mind. Et neid asju on mitmeid, mis mind laevad. Ja jah, tegelikult ma tahangi öelda, et kui inimene tuleb minu juurde, mina ei nuta temaga koos. Mina ei haletse teda. See teda ei aita ju. Muidugi. Ma olen lihtsalt temaga ja ma saan teda niimoodi hulga paremini toetada kui see, kui me tuleme ja hakkame koos nutma. Aga loomulikult see, mis tema peegeldab mulle, see jääb minule sisse. Ma pean sellest lahti saama, et ise edasi elada. Jaa, absoluutselt, täiesti nõus olen sinuga selle koha pealt, et ja kas sul on olnud sellist tunnet, et lein õpetab meid rohkem armastama? Kindlasti. Ma ei ole sellele mõelnud, aga ma arvan, et see on täiesti õige. Jaa. Sest vaata, sa enne ütlesid sellise ilusa mõtte, et emadele just, et kui on veel lapsi, et kui lapse kaotusega on tegemist, et sul on ju
üks laps või mitu last, eks ole, ja see avab nagu, võiks vähemalt avada rohkem südant nendele lastele, kes tegelikult olemas on, eks, ja pühenduda nendele ja olla nende jaoks olemas, eks, ma seda nagu just pean silmas. Et see tunne, et sa saad teha midagi enamat. Mitte, et sa võtad, mitte nüüd sina, eks ju, vaid üldse see mõte, et mulle tundub, et me võtame elus väga paljusid inimesi, olukordi, asju, tööd, tervist, kõike iseenesest mõistetavalt. Aga just see, et kui me korraks peatume selles kohalolus ja vaatame, et kas ma olen täna piisavalt teinud, kas ma olen piisavalt öelnud, kas ma olen piisavalt näidanud välja oma hoolimist ja mõistmist, et mulle endiselt tundub ikkagi see, et see koht, kus meie tuleme, et meid on ikkagi õpetatud läbi keeldude ja käskude ja võib-olla sealt on ka see, et me ei julge nutta või me ei julge rääkida, et me nagu ise enda sees peame selle kõik nagu läbi elama ja kannatama, et praegust ühiskond natukene ju juba soosib seda, tule jagama, kuulan sind, eks, kuid sa ei saa minna ikkagi igaühe juurde, eks ju. Et sellepärast ma väga pooldan kogemusnõustamist ja kindlasti ikkagi enne ja eelnevalt uurida, et kas see inimene, kes on kogemusnõustaja, kas tal on ikkagi päris see kogemus, et ta saab sind toetada, sellepärast, et uuringud ju on näidanud, ütlevad seda, et kui sul päriselt on see kogemus endal olemas ja sinu juurde tuleb sarnase kogemusega inimene, siis abi osutamine ja andmine on oluliselt tõhusam kui see, et sa räägid kellegiga, kellel endal ei ole seda kogemust veel olnud, et oled sa minuga nõus, Ene? Jaa, olen küll, jah. Ja eks meid kogemusnõustajad on õpetatud ka niimoodi, et kui me tunneme, et me ei ole pädevad seda inimest aitama, siis me oskame teda ka edasi suunata. Nende spetsialistide juurde, kes on pädevad juba selle probleemiga tegelema. See on nagu väga hea koht, mida meelde jätta, eks ole, et kui sa tunned, et sa abi ei saa, siis sa saad järgmise sammu, mida teha, et sind ei jäeta ikkagi üksinda selle teemaga. Ja mis minu jaoks on väga oluline, kuidas mina ise nagu, kui ma otsin ka kuskilt abi või midagi, tunneta seda inimest natuke enne. Proovi tunnetada, kuidas ta sulle sobib. Me kõik ei sobi kõigiga. Ei sobi, nõus. Ja see on täiesti loomulik. Siin ei ole nii, et sina oled nüüd rumal ja mina olen tark või midagi nii, aga lihtsalt meie energeetika niimoodi ei sobi kokku. Aga siis ära mine tema juurde, kui sa tunned, et tema ei sobi. Keegi võis öelda, et ta oli super hea, aga see oli tema jaoks. Just täpselt. Mina ise olen selle soovituse endale võtnud, et ükskõik, kui sa lähed kuhugi abi otsima, et ära eelda midagi. Et lihtsalt ole nagu avatud ja valmis, et mis see on, mis sa sealt saad. Sest minu arust on nii kurb ka see, et kui sa käid kuskil ja siis, ma ei saanudki mingit abi. Aga kui sa said rääkida, siis võib-olla see ongi see abi, et aga me ootame, eeldame, et nüüd kohe toimub mingisugune totaalne muutus ja nüüd ma kohe tervenen ja nüüd ma olen, ma ei tea, vaba leinast, et see ei käi nii, et lein vajab aega ja sul on vaja endale seda aega anda ja ka kogemusnõustaja juures ju käiakse korduvalt, eks, et mitte nagu ühe korraga. Ja Ene, ütle mulle, mitte mulle, vaid meile kõigile, et millised on need 3 soovitust, mida leinajale öelda, kui me selle teema nüüd kokku võtame? Et ära jäta ennast üksinda. Leia endale keegi inimene, kellega sa saad rääkida. Ja kindlasti jälle see, et mitte miski, mida sa tunned, ei ole vale. See on sinu tunne ja see on õige just sellel hetkel. Sa tunned nii. Ja 3, et see on absoluutselt kindel, et pärast ööd, pärast pimedust tuleb päev, tuleb päike. Kusagil see on. Otsida välja, vaata, ta on olemas. Valguskiir pimeduses on olemas. Jaa, just. Isegi kui sa seda alguses näha ei taha. Absoluutselt, jaa.
Mina armastan öelda selle lause, et pärast vihmasadu paistab alati päike. et see on ka see koht, kus tuleb endas hoida seda helgemat poolt ja seda on kergem hoida, kui see valu on sinust välja saanud. Ja nii nagu Ene ütles, et otsi abi, julge rääkida ja ära jäta ennast üksinda, sest kuskil on alati keegi, kes tegelikult sind kuulab ja mõistab. Ja kui me selle teema täna kokku võtame, siis nii nagu ma ka enne ütlesin, et me ei saa leinaks mitte kunagi valmis olla. Ja mitte ühekski kaotuseks, ühekski sõnumiks või telefonikõneks, mis võib jäädavalt muuta meie elu. Küll aga me saame alati olla valmis selleks, et öelda oma lähedastele, mida me päriselt tunneme, mida nad meile tähendavad. Ja nii nagu Ene ka ütles, et ärge hoidke neid ilusaid sõnu enda teada, vaid jagage seda rohkem ja rohkem. Ja pigem püüdke vältida neid sapiseid kommentaare ja elamast välja oma pahameelt ja viha seal, kus tegelikult ei ole selleks õige koht ja aeg. Nii et räägime rohkem ja kommenteerime rohkem ikkagi head ja mina küll usun, et kõigil hakkab sellest juba parem. Aitäh, Ene, et sa olid nõus tulema oma lugusid jagama. Aitäh! Ja ma usun, et igaüks saab siit midagi enda jaoks vähemalt julguse, et leinaga tegeleda. Ja kui sa tunned, et sa tahad kuulata Tervisetasku podcasti teisi episoode, lugusid, siis külasta tervisetasku.ee kodulehte ja uute kuulmiste ja kohtumisteni. Nägemist! Hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.